No nii, tere! Mina olen täna siin Indrek Põldveega ja me alustame tegelikult Differise TV-ga, kus ma siis saan kokku toredate Eesti ettevõtjatega, kellelt on meil väga palju õppida. Ja minu esimeseks külaliseks on Indrek. Tere, Indrek! Liina! Indrek, räägi, kuidas sa oled päris palju oma noore elu jooksul juba ära teinud. Sul võib nimetada sind sariettevõtjaks, sa oled Sorry as a Service startup asutaja, sa oled Hakkame tegutsema podcasti asutaja ja sa oled veel loonud sellise toreda päeviku nagu Minu lugu, mis aitab Eesti rahval siis tänulikumaks saada. Et räägi natuke oma tausta, et kuidas sa üldse ettevõtluseni jõudsid? Kõigepealt tore, aitäh kutsusid. Teine, et ma võin öelda, see on ka minu esimene pikk Facebook live tuleb, et see tuleb hästi põnev. Ma ei tea, kus ma nagu alustama, et see teekond on hästi, kuidas ütlen, konarlik ja no see siiamaani on veel niimoodi, et ei tea, kuhu läheb vaata. No mis ma kindlasti võin öelda, et mul on kogu aeg meeldinud igasugust nagu aktiivseid asju teha. Ja siuke ma mõtlen, kui ma keskkoolis ja iga pool olen, et ma ei ole kuskilt nagu jube hea, mitte mineski, mis nagu kahtlen. Ja siis oligi siuke, et kui ma koolis olin, siis ma teadsin, et ma tahan minna palgatööle. Sellepärast ma ei taha ise mõelda ja ma tahan teha, mis mulle öeldakse ette ja siis ma ei pea muretsema millegi pärast. Oli siuke, see oli kui keskkooli lõpus, mõtlesin, okei. Et siis oligi, tegid natuke tööd ja niimoodi, aga siis tuli sõjavägi ja peale sõjaväge ma tundsin, et ma tahan ülikooli minna. Ja kui ma ülikooli läksin, siis ma avastasin aktiivse tudengielu. Ja siis oli nagu siuke teine nagu progress, et mulle meeldib projekte teha. Et ma tegin Tallinna Tehnika kõrgkoolis, mis on siis Tõnismäel, alustasime ühe teise hästi toreda inimesega Riinaga seal üliõpilase esinduse, läksime ka TTÜs, seal tegime üliõpilaste esindus, oli nagu hästi lahe aeg, siis õppime neid ahapalanile ilusti korralikult. Ja siis tuli Tallinna tudengipäevad mu ellu, kus ma siis tegin 7 aastat kõiki asju ja tasuta. Ja ma arvan, et selle aja jooksul siis ma korraldasin üle mingi 200-300 üritusi kindlasti kogu selle aja jooksul ja mis mulle sealt nagu just nagu kõige rohkem meeldiski oli see, et kõik need inimesed, kes seal olid, nad tegid kõik seda vabatahtlikult. Nad tegid kõik seda tasuta ja sealt ma leidsingi selle nagu, kuidas võtta siukse drive'i, et see, mis mind edasi veebki, on nagu missioon ja siuke, et ma saan, siis ma ei teadnud, ma ei osanud seda sõnadesse panna, lihtsalt mulle meeldis teha midagi. Et millel on siuke lahe eesmärk ja meil oli hullult fun ja ma sain igast asju teha. Ja siis loomulikult need peod, mis seal pärast jällegi FTK korraldajatel olid ja see oli nagu hullult lahe ja kõik need. Seal on nii palju asju, mis meil läks valesti ja mingid, lihtsalt näide, et mingi öösel kell 2 selle peakorraldaja Meili Lepsoniga, kes seal oli väga palju mind õpetanud ja oligi, mis panime ühte kava kokku, kui olime programmi juht ja siis meil oli mingi auk, et neljapäeva hommikul või neljapäeval ei ole mitte nii palju üritusi, et mis me teeme, teeme, et Kadrioru pargis hommikul kell 6 linnu laulmine ja 15 eurot ja isikuga tasuta. Et siuksed nagu lambi üritused lihtsalt sai mõelda, et mõtlesin, et teeme, paneme ja siis seal oli hästi palju siukseid asju ja lihtsalt, et ära jää nagu kasti kinni, et mõtle lihtsalt savit välja, et kuidas mingid asjad tulevad. Ja see oli minu nagu siuke hästi oluline arenguetapp, et ma mõtlesin, et ma tahan teha tööd, kus on nagu kreatiivsust ja saan nagu siukest asja teha. Aga siis, kui ma seal 7 aastat seda tegin, siis sellel ajal käisin ma ka tööl. Et käisin, olin IT ühes ettevõttes ja siis samal ajal läksin ka TV3, kus ma olin siis internetimüügi peal ja niimoodi, kus asi hakkas nagu rohkem minema ja tulema. Ja seal oli natuke aega ja siis ma läksin meediaagentuuri Adnet, kus ma müüsin Windows Live Messengeri reklaame ja asju, et see oli ka hästi põnev ja seal ma olin just mingi paar aastat, siis ma väga palju aktiivseid asju teinud, et lihtsalt tegingi töö, kodu ja natuke trenni ja mingid siuksed, aga ma tundsin, et midagi oli nagu puudu, et ega ma ei tea, mis seis on. Aga siuke ettevõtlikkuse vaim on sul siis nagu kooli ajast juba sees olnud, ma ei tea, ma ei oska isegi öelda, vaata ongi see, et need on need erinevad etapid, vaata mis ma olen nüüd nagu just selle viimase aasta, kui hiljem ka jõuan, ja ma hakkan veel rohkem kordama, et sa oled 5 inimese keskmine, kellel ennast ümbritseb. Ja tudengipäevade ajal ma olin äärmiselt ettevõtlike inimestega ümbritsetud. Ja see kindlasti väga palju muutis. Aga siis ma ei oska seda teadlikult nagu
teha, mul lihtsalt meeldis nende inimeste seltskonnas olla ja ma ei osanud seda hinnata nii palju, kui ma täna oskan seda hinnata. Ja siis peale seda, kui selle tudengipäeval selle ära lõpetasin, siis ma läksin nagu palgatööle ja seal oli kõik need hästi toredad inimesed, aga oligi see, et nad ei olnud nii ettevõtlikud nagu selles mõttes, et hakkame ettevõtlusega tegelema. Lihtsalt oligi, nad tegid super hästi oma tööd. Nad olid suurepärased müügitulemused, asjad, nad aitasid, nad õpetasid mind, et see oli nagu hästi mõnus kool. Aga neil ei olnud seda nagu, minu jaoks hetkel võib-olla oli, aga ma ei uurinud nii palju ise, sest ma ise ei olnud valmis selleks. Ma ei uurinud, et äkki kellelgi oli mingid ettevõtted, millega nad tegelevad ja niimoodi. Ma lihtsalt ei uurinud, see mind nagu, ma ei teadnud seda lihtsalt vaata. Ja ma ei osanud seda nagu teadlikult ise hakata üldse otsimagi. Ehk siis esimene soovitus kõikidele teistele on see, et ümbritse ennast ettevõtlike inimestega, jah? Jaa, kindlasti. Et ükskõik mis, et mida ma ka seal podcastist rohkem välja toon, et ma tahan õppida vene keelt ja kui minu ümber on inimesed, kes räägivad inglise keelt ja saksa keelt, siis ma ei õpi ju vene keelt ju lihtsalt. Et see on nagu nii lihtne, see ongi, et kui ma tahan vene keelt õppida, ma pean mõtlema, et ma pean nädalas korra endale või 2 korda olema kuskil seltskonnas, kus ongi 4-5 inimest, kes ainult vene keeles suhtlevad. Jah, mul on seal väga raske alguses, aga anna 2, anna 3, anna 4 nädalat aega ja sa hakkad juba vaikselt aru saama, et minu sõnavara on kindlasti väga hea vene keeles mitte kõige ilusamate sõnade poolest, et neid tuleb meil kõigil, aga sellega see piidubki. Et alguses suhtegi võib-olla nende sõnadega, aga saate vaikselt edasi ja kui sa ümbritsegi, et see on nagu nii lihtne, aga kui sa hakkad seda veel teadlikumalt tegema, et ma räägin, ma ei istuks täna siin, kui ma ei teeks seda teadlikult. Ja nii lihtne see ongi ja see näitab, et kui tegelikult suur mõju sellele on. Et need inimesed, kes seal ümber on, need inspireerivad sind nii palju, nad annavad sulle nii palju teisi mõtteid, aga samamoodi ka söödab vastupidi. Kui sinu ümber on kõik valed inimesed, kes ütlevadki, sa ei saa hakkama, sa ei oska teha, miks sa teed sellist asja, et see ei too ju raha sisse ja sul ei ole oskusi, et ära mõtlegi, kuidas sa julged sellist asja teha, et kui nad toovadki niimoodi negatiivselt ja kui sa oledki niimoodi pool aastat või aasta või 2 aastat sellist inimest, siis sa hakkadki endast kahtlema, sa ei julgegi mitte midagi teha ja sa jäädki oma sinna mugavustsooni. Et mul on ka sellises olukorras, ma olen olnud ja sellest on nii raske välja tulla. See on suht keeruline. Et see on kindlasti üks õppetund, mis ma praegu mõtlen, et lihtsalt tore oleks, kui ma seda 15 aastat tagasi umbes teadnud, aga samas ongi see, et ma olen tänulik selle üle, et ma tean seda praegu. Ja nüüd ma teengi seda teadlikult. Ehk siis sa kujundad teadlikult oma nii-öelda networki või nende inimestega, kes sind ümbritsevad? Absoluutselt. Väga hea. Räägi, kuidas sa päris ettevõtluseni jõudsid, et sa tegid kooli ajal küll neid tasuta projekte nii-öelda, aga kuidas sa jõudsid päris ettevõtluseni? Et päris ettevõtlus on mulle nagu kogu aeg nagu siuke huvi pakkunud tegelikult, et midagi teha ja niimoodi, aga ma ei olnud osanud. Ja siis oligi, et kui ma selles Adet agentuuris neid Windows Live Messengeri, neid asju müüsin, siis oligi siuke, see oli 2009 või mingi siuke aasta. Et ma hakkasingi mõtlema, et kuidas ma oma elu ette näen. Ja ongi see, et töö oli olemas, siis tuli normaalne korter asjad, et mõtlesin kõik ka niimoodi, aga kas ma tahangi siukest elu ja siis ma olin suht noores peas kogu aeg mõelnud, et ma tahan minna välismaale ja ma sõpradele rääkisin 20 aastat, 22 aastat, siis ma olin 28-29, neil oli juba siipar juba sellest jutust, et ma hästi palju räägin kogu aeg, aga tegudeni ei jõua. Ja siis ma läksin ISC programmi, et välismaale tööle ja siis sealt ma sain ühe pakkumise Indiasse ja siis ma veetsingi 2010 või 2011 aasta, veetsin aasta aega Indias ja pool aastat Nepaalis. Ja Indias siis ma kohtusin inimest, kes siis hakkaski mulle näitama igasuguseid põnevaid ettevõtteid, mis nende suguvõsa nagu tutvused on. Kes teeb salle, kes teeb rahakotte, kes teeb niimoodi, siis me saime väga hästi temaga jutule ja siis hakkasime, et seal proovisime mingi salliäri teha, et salli Eestisse tuua, see ebaõnnestus, siis seal oli mingid muud asjad ja siis ma olin pool aastat Nepaalis. Siis sai seal ühe kohaliku tuttavaks, siis see viis mind 4-5 erinevasse tehasesse, et see oli hullult lahe, ja lihtsalt ma saingi niimoodi, Aasias on see hästi teema, et seal on nii raske leida inimest, keda usaldada. Sest kõik tahavad su sõbrad olla, kuna sa oled valge, kõik ütlevad see on sõbrad, et ma Indias oligi, et kui ma seal elasin, siis pool aastat ma ühtegi teist valget inimest põhimõtteliselt niimoodi, turgudega niimoodi nägin, et selles piirkonnas, kus mina olen, see praktiliselt olnud ja bussis sõitsin ja siis mind kutsuti suvalised inimesed kutsusid õhtusöögi hästi palju. Kõik on hästi sõbralikud, sa tahavad valged inimesed, see on omate teema. Aga see ongi, et seda, kuna kõik tahavad su sõbrad ja kõik tahavad nagu mingit sellist asja, see on nii raske teada, kes nagu siiras ja niimoodi. Ja siis Nepaalis ma leidsin, et ma tahtsin kokkumiskursusi võtma
siis läksin ühes restorani, siis ma hakkasin restorani omanikuga vaidlema, ta liiga palju raha, siis mõtlesin, et ei, et vähem ja niimoodi, siis me saame heale jutule. Ja nüüd ta on siiamaani mul nagu inimene seal Nepaalis, kes mind aitab ja tema viis mind tehastesse igal pool. Ja kui ta mind tehastesse viis, siis oli nagu hästi lahe nagu näha, kuidas nad teevad, mida nad teevad. Ja siis, kui ma Eestist tagasi tulin, siis ma hakkasin mingeid teatud asju nagu eksportima Eestisse nagu mingi lihtsalt proovisin, sest ma ei teadnud, mida teha, sest ma tundsin, et ma ei taha palgatööle minna, sest ma olin 1,5 aastat sihukest nagu hoopis teistmoodi elu elanud. Teine see oligi, mul oli Indias oli euro päevas eelarve, et euroga kõik söögid ja elamine ja kõik see, et ma ei saa öelda, et see oli nagu hullult lihtne elada, aga sai hakkama vaata. Ja seal oli, seal on veel väga palju asju, mis oli, onju. Aga siis, kui tulin Eestis, ma hakkasin proovima. Ja siis ma proovisin vist mingi 1,5 aastat või lihtsalt, et mida teha või kuidas teha ja mingi paar ettevõtet ja sihukest aga mingit sihukest nagu suureks või niimoodi piisavalt head sissetulekut ja niimoodi sealt ei tulnud. Ja siis ma läksin palgatööle. Aga mis oligi, et ma sain seal mingid kliendid ja mingid asjad. Ma lihtsalt mul oligi see probleem, et mul ei olnud nagu piisavalt kogemusi ja piisavalt neid inimesi ümber, kes ütleks, kuule see ettevõtlus on niimoodi, tee niimoodi ja tee niimoodi, sest ma ei tundnud nii palju inimesi. Et jah, mul olid hästi toredad inimesed ümberringi, nad olid ettevõtjad. Enamus ongi palgatöölised, aga nad on super lahedad inimesed, mulle meeldib nad koos aega veeta, aga nad ei ole need, kes minu aitavad ettevõtlust teha. Ja siis ma olingi üksinda ja ma olen tänaseks aru saanud, kui ma midagi alustan, ma ei tee mitte kunagi midagi üksi. Sest ma olen see, ma olen eestvedaja, kes läheb suure passioniga hakkab tegema seda asja ja kirega toimetab, aga see kustub ära peale mingi paari kuud. Ja siis peab keegi selle edasi võtma ja mind edasi aitama ja siis ma jälle nagu hakkan jälle ise ka rohkem tegema. Aga kui ma üksi teen, siis ma kaotan selle järje ära ja ma näen, et kurat, raske sein tuleb ette, siis saab alustada midagi uut vaata. Et ma annan, sellest kui ma näen mingit sihukest pikka suurt seina, siis ma annan alla, aga mul on vaja just sinna kedagi kõrvale, kes ütleb, okei, teeme nüüd niimoodi ja siis me läheme koos edasi vaata. Ja siis ma tean, et läheb väga hästi ja sellepärast see on võtnud mul 3-4 aastat aega, et ma sellest aru olen saanud. Et see on järgmine nagu minu jaoks sihuke õppetund, et ära tee asju üksi. Et teisega koos on palju lihtsam. Ja tuleb valida sihuke inimene, kellega sul on lihtsalt hea klapp, aga kellel ei ole sarnased oskused nagu sul endal. Et see on minu enda nagu sihuke mõte, mis ma nagu praegu teen. Ja jube hea on, kui on kellegi koos teed, üks on mees, teine naine. Okei, miks niimoodi? Sellepärast, et see on minu nagu arusaamine. Ongi see, et mehed ei oska mõelda nagu naised ja naised ei oska mõelda nagu mehed. Ja kui sa teed seal mingit ettevõtet või seda ja sul on 2 meest, neil jääb pool turgu ju tegelikult, nad ei oska mõelda, kuidas naised, täpselt sama pidi on vastupidi. Mina kui mees arvan, see võiks naisele meeldida, siis ma näitan seda, kui ma olen naisterahvast, jumal hoitud. Et lolliks lõid. Et maitsed on lihtsalt nii erinevad ja täpselt sama pidi on nagu naised näitavad meestele kuule, et näed siuke. Siis ma vaatan jumal hoitud, miks te keeruline. Ja see on see on lihtsalt see, kuidas mina nagu ise nagu näen, et isegi kui meeskond on, et peab olema, ma ei saa öelda, et 50-50, aga kindlasti peab olema kas üks mees või üks naisterahvas selles meeskonnas, kes toob selle teistmoodi nagu teise turu mõtlemise ja teistmoodi arusaamise, sest seda on nii vaja. See on lihtsalt minu enda nagu avardab silma vaadata. Täiega. Ja ma ütlengi, sul jääb pool turgu ju, sa ei oska mõelda. Ma võin arvata, ma võin eeldada, mis sulle võib meeldida. Mul see on nii puusse. Aga kui ma võtan teise naise, et tema eeldus läheb kindlasti rohkem täppi kui minu eeldus. See on, mina ise arvan niimoodi. See ei pruugi tõsi olla, aga nii mulle meeldib. Aga tuleme sinna palgatööle tagasi, et sa olid palgatööl ja ühel hetkel sai sinust nagu täiskohaga ettevõtja. Kuidas see juhtus? No see oli ka siuke, ma läksin tööle. See oli ka, et kui ma Aasiast tagasi tulin niimoodi, siis ma hästi raske on tööd leida. Ma vist mingi 4-5 kuud või vist 6 kuud otsisin tööd ja mida teha ja väga raske ei saada. Et selles suhtes, et kuna ma ise ei uskunud enda oskustesse ja nendesse ja see kogu see periood on hästi keeruline, et mida sa teed ja siis ma olen pooltki nii, ma olen kogu positiivne, sest ma olen ema hästi positiivne, kes aitab väga hästi, et see on nagu hästi oluline. Aga see on lihtsalt nagu väga keeruline periood, nagu kõik hakkavad endast kahtlema ja ei saa hakkama ja niimoodi, siis on ka töökohta väga raske leida, et sellest mindset'ist välja tulla vaata. Siis ma sain ühte kohta tööle, et raamatupidamisfirmasse, on hästi tänulik, et ta on mõeldud, aga müügi peale
ja seal oligi see, et see on nagu üks kõige keerulisem müügivaldkonda, kuhu minna, sest raamatupidajad on Eestis kõige rohkem. Ja see raamatupidamist, kui ma ise ka tean, et ma ei vaheta raamatupidajad väga lihtsalt. Ja siis seal müüki tehes, ma olin vist 1,5 aastat või midagi sihukest. Et ma lihtsalt sain aru, et minu tulemused olid äärmiselt kehvad peale mingi 9-10 kuud või isegi 12 kuud, mingi sihukest tulemused ei olnud nagu üldse head ja ma ei osanud raamatupidamist absoluutselt üldse müüa. Et ma sain mõned kliendid, midagi töötas, aga ma ise tundsin ebameeldivat pinget ja ma ei osanud seal midagi ette võtta. Ja siis põhimõtteliselt oligi see, et ma tundsin, et ma pean seda ära minema. Ja siis selleks sai selle omanikuga ka nagu mõistlikult nagu ära suhelda, et lõpetasime nagu töölepingu. Ja siis ma mõtlesingi, et mis ma nüüd edasi teen, siis ma läksin Garage 48. Lihtsalt ma ei tea, miks idufirmad ja need hakkasid millegi pärast, et need olid ju kaua aega juba mind paelunud. 2010, kus Haip ja kõik need tulid, et usuku lahe. Ma mõtlesin ka, et kunagi oleks tore kuskil mingisuguses meeskonnas või niimoodi olla, aga siis oligi, et aga mina müügi inimene, mul ei ole mingit oskusi, et kõike tahaks arendajad, kõiki neid on ju ja mida mikka, mis mul enda anda on, siis ongi jälle enda kahtlemine väga tugev. Ja oli sellega väga raske nagu toimetada ja siis ma läksin Garage 48 hästi lahedad inimesed, ma kirjutasin, oligi see, et ma ei teadnud, mida teha. Ma võtsin Garage 48 Messengeri lahti ja siis veel mingisugused, need, kes olid, kirjutasin neile, kuulge, et ma ei tea üldse, kus alustada, mida te teha soovitate, et ma tahaks mingi meeskonnaga liituda või mingisuguse asjaga. Siis kutsuti mind seal Garage 48 õhtutele ja siis 2014 aasta oktoobris ma läksin esimesele Garage 48 hackathonile ja siis sealt hakkaski nagu see Sorry as a Service sündis välja. Ja siis oli, ma olin töötu, mul midagi teha ei olnud, ja siis hakkasime seda nagu eest vedama ja siis 2015 aasta veebruaris me registreerisime ettevõtte ja siis me läksime startup inkubaatorisse, siis hakkaski see ettevõtlus, nagu tõsisem ettevõtlus see pihta, aga mille pärast me tegime seda oligi see, et mul oli meeskond. Ma ei teinud seda üksi, praegu kindlasti ka seal osa meeskonnaliikud, et Garage 48, siis ma olin veel rohkem ebasotsiaalne inimene, et ma olin, mõtted olid seinast seina ja kõik, mis ma rääkisin, oli siuke la, et väga oli eeldamist ja siukest, et kindlasti oli mingi hetk, kui mind taheti seal meeskonnast välja visata, et ma ei räägi liiga palju, aga mis mul oli see, et kui mul anti mingid ülesanded, siis ma tegin need ära. Ja oligi, et me seal mäletan lõppu, teil oli torti vaja mingi 6-7 tunniga, siis ma leidsin koha, kus tort, siis kuller ja asjad ja siis oligi, et näed, okei, et vähemalt ta sai sellega hakkama vaata, aga ma panustasin sinna natukene mingi sihukest asja ja siis kuna peale Garage 48, see põhiasi on see, et kuskil 90-95% meeskondi läheb laiali, siis nad lähevad tavaelu tagasi. Et meil oligi see, et me võitsime selle ära ja siis oli nagu sihuke emotsioonid olid hästi kõrgel. Ja kuna mul endal nagu ei olnud midagi muud nagu praktiliselt teha, siis oligi see, et ma hakkasin nagu vaikselt nagu müüki tegema ja siis oligi niimoodi, et järgmise 2 kuu jooksul mul oli 2 tööintervjuud, kus ma mõlemad tööintervjuud ära sain teada, et see ei ole õige koht, kuhu ma tahaks minna, aga ma suutsin need mõlemad töövestlused muuta müügiks ja nad tegid esimesed tellimused Sorry as a Service'ile. Et tööintervjuu lõpus mõtlesin, kuule, aga ma olin Garage 48 ja siis tegime sihukest, kas seal oleks proovi, et saadaks klientidele mõned nagu üllatused või niimoodi ja siis ma ise autoga viisin ja tordid ja asjad ja kringid, see raha, mis seal oli väga väike, mingi 20 eurot või 15 eurot teenisime, aga me saime selle liikuma ja siis me saime vaikselt nagu teise meeskonnaliikmed ka nägid, vau, et okei, et sa said isegi müügid, meil oli toode oli Exceli tabel, firmat ei olnudki, kõik kes läbi mul ühe teise firmani, et esimesed tellimused ja siis ta niimoodi nagu vaikselt läkski. Et siis tööintervjuud said omale esimesed kliendid? Ja. Väga äge. Ja tegelikult reaalselt ettevõtted siis veel ei olnudki. Põhimõtteliselt te saite testkliendid juba omale siis enne. Ja, need olid väga väiksed mahud, aga see ei olnudki nagu oluline see, et keegi oli nõus ostma vaata. Ja see oli see, et ma arvan, et see, mille pärast need müügid toimusid, miks me nagu saimegi, oli puhtalt see tunne, mis peale seda hackathoni oli, see oli siuke võitmatu tunne, et jumala cool, lahe, see on nagu, ja see oli see kirg, mis seal nagu tegi, see oli silmades näha, sest mõlema selle tööintervjuu lõpus need inimesed ütlesid, vau, et kuule, on näha, et silmades on see tuli, vaata, et see on see õige asi, mis sa teed, vaata, et jah, proovime, et nad tellisidki mingi väikse, mingi 20-30 tükki või 15, ma ei mäletagi. Ja meil ei olnud rohkem midagi muud vaja, sellepärast, et see oli juba siukene
positiivne märguanne, et vaata, me teeme startup ja meil on juba maksvad kliendid, mis 90% startupidel ei ole maksvad kliente või 80%, mis iganes see on. Ja teil oli meeskond ka olemas, on ju? Ja täpselt on ju, et jah, palka midagi maksma ei saanud, kõigil oli passion, aga oligi, et kuu aega peale häkatoni lõppu meil oli juba 2 maksvad klienti, mis andis teistele vau, et okei, cool. Ja siis sealt vaikselt hakkas kuidas minema. Aga põhimõtteliselt ettevõtluseni viis siin see, et sa olid on ju töölt ära tulnud ja sa ei teadnud, mida teha ja siis mõtlesid, et sa lihtsalt proovid. Läksid sinna häkatonile. Jah, mul ei olnud mitte midagi kaotada. Jah, et lihtsalt proovid. Et sellest mul olid eelmises, ennem juba sammud mingi natuke ettevõtlusega tehtud, aga ma olin täielikult ebaõnnestunud. Et ma ei olnud raha kaotanud, aga ma ei olnud midagi võitnud. Ma olin kuludega oli nullis, on ju, ja ma ei osanud midagi teha. Et näiteks ongi, et mul olid paar sükest nagu mõtet, mis ma praegu nüüd ma olen juba tegutsenud, et mul olid mõtted olid õiged, aga mul puudusid oskused neid mõtteid suureks. Ma ei mõelnud piisavalt suurelt. Et näiteks, et kuidas ma endale, ma loodan, et maksuametid need nagu ei kuule, et näiteks Nepaalist, et ma tellisin endale nagu, kui ma sealt ära olin, et tellisin endale riideid ja asju, et see oli mitu korda odavamad. Et ma tegin uue pangakonto. Nagu TB-konto, ma saatsin selle kaardi, saatsin oma selle kohalikule kontaktile ja kui ma midagi tahtsin, siis ma tegin ülekande sinna pangakontole ja tema võttis selle välja samal päeval ja tellis mul need asjad ära ja pani mul teele, vaata. Et põhimõtteliselt see on algne TransferWise. TransferWise siis ei olnud, vaata. Aga see põhimõtteliselt on pangasisene see sama asi, aga ma ei saa öelda, et see on see mõte, aga nüüd, kui ma tagantjärgi mõtlen, et see on midagi algist, aga ma ei osanud absoluutselt üldse mõelda üldse sellisel skaalal ega sellised asjad. See oli lihtsalt minu enda jaoks mingi niisugune lihtsamat tegemist. Ja oligi ja siis praegult on meil on üks klient Sorry as a Service'il, kes müüb ülikondi ja nad teevad hästi palju filmkõnesi ja ülikonnad tehakse ühes tehases Inglismaal ja selle 2-3 nädalat aega, kui need ülikonnad kätte saavad, siis täpselt sama asja, kui ma Nepaalist tagasi tulin, mul oli üks see rätsep, kes võttis mõõdud, ma tegin mingi 5-6 sõpra, tellisime ülikonnad, saatsime mõõdud Nepaali ja Nepaalist tulid ülikonnad siia, et põhimõtteliselt jälle mudel oli suht sama, mõte oli õige, aga ma ei osanud lihtsalt seda paari punkti ära ühendada, et tegelikult see klient, kes me praegu neid ülikondi müüb, neil on mingi 80 müügiagenti ja neil on tegelikult globaalselt. Et selles mõte oli suht sarnane, on ju, aga mul puudusid endale õiged inimesed ümberringi, mul puudus õige mõtlemine, et lihtsalt, et oligi nendest 6-7 ülikonnast, mis tellisime, 2 pidi ümber tegema meie rätsepa poolt, et mõõdu olid valesti ja siis ma mõtlesin, et see error on liiga suur, et seda ei saa skaleerida ja kõike sihukestest. Ma ei oska müüagi, aga oleks mul õiged inimesed ümberringi olnud, oleks ettevõtted inimesed, oleks kellegi maha arutada, niimoodi saanud rääkida. Ma tean, et sellest oleks hoopis teistmoodi edasi läinud. Et sellest, et nüüd tagantjärgi on lihtsalt tahavad veegis näed hästi kerge vaadata. Aga ma just mõtlen, et mu nagu mõttesuunad on nagu suht nagu õiges suunas läinud, aga ma lihtsalt ei ole osanud neid ellu viia. Et seda on nüüd hästi tore mõelda. Ma vahepeal ütlen kõikidele vaatajatele, et kui teil on küsimusi Indrekule, siis võite vabalt esitada, et me pärast vaatame küsimused ka veel üle. No, see. Aga ma küsin selle kohta, et sa mitu korda mainisid seda, et sul oli see mõtteviis, et see ei olnud nagu justkui piisavalt hea või sa ei tea nagu piisavalt hästi või ei oska aga sa otsustasid ikkagi proovida. Et mida sa soovitad nendele inimestele või kes soovivad saada ettevõtjaks või alustada millegi tegemisega, aga mõtlevad ka, et ma ei tea ikka, et kas ma olen piisavalt hea või miski nagu takistab neile. Mida sa nendele inimestele soovitad? Et hästi suur, see on just selle aastaga tulnud, et tänu sellele podcastile ja sellele, et ma ka sinuga nagu väga pikalt nagu sellest, et ma ei soovita inimestele ettevõtjaks hakata, ma soovitan ettevõtlikuks hakata. Et ma arvan, et kui sa oled ettevõtlik, siis sellest järgmine samm on ettevõtlus. Et see ongi see, et ma täna olen mingisugune kodukokk või see, et nüüd ma homme hakkan ettevõtjaks, on ju, et siis see võib-olla ei ole kõige lihtsam see üleminek. Aga pigem on see, et okei, ma olen ettevõtlik, aga mis ettevõtlik tähendab, ongi see, et äkki ma olen vabatahtlik kuskil natukene aega, äkki ma teen mingisuguse, aitan kedagi kuskilt mingis ettevõttes mingeid asju teha või vaatan, kuidas õpin teistelt või lähen olen või pakun endast kuhugi, et ma olen disainer, aga ma olen kuskil selles meediaagentuuris on ju, et äkki ma läheks kuhugi teeks freelanceriks kellegi, et alguses pakun natuke tasuta, õpin, kuidas see teeb mingi startupi, võtan ühendust või kellegi iganes, kuule näema tegin kodulehe natuke teistmoodi, et natukene saada kogemusi sealt üldse näha, kas üldse meeldib sihuke ettevõtlikkus ja kas mulle meeldib, et see ettevõtlus
ma arvan ise, et on niisugune, see on päris suur ja riskantne ja aega nõudev asi. Et see ei ole lihtsalt see, et 8-5 ja siis ongi kõik, et jah, palka tuleb ja tiksub ja kõik on super hästi. Kindlasti mitte. See on emotsionaalselt äärmiselt keeruline, see on finantsiliselt veel keerulisem ja eriti veel, kui sul on veel teised inimesed, keda sa pead hoolitsema. Et siis pead hästi ettevaatlikult mõtlema. Et ma arvangi, et niisugune ettevõtlikkus on see esimene samm. Et jah, ma panustan natuke rohkem aega, teen asju, vaatan, mis mulle meeldib, kuidas on ja sealt nagu väike edasiminek tegema. Kui sa näed, et sul on ja sa oskad midagi teha või tähendab kõik oskab midagi teha, aga ongi see, et kas ma oskan seda rahaks teha. Ja võib-olla ongi see, et mina tean ka seda, et mina näiteks raha ei oska. Ma ei ole raha inimene, ma ei oska raha teha. Ma olen terve elu ajanud raha taga, mul ei ole seda kunagi tulnud ega olnud. Aga see aasta ma otsustasin sellest kõigest lahti lasta ja nüüd mul on ümberringi inimesed, kes on selles asjas palju paremad ja ma tean, et kui ma pakun võimalikult palju väärtust, ma teen teistele nagu head, siis kõik asi tuleb, aga see tuleb oma ajal. Ja ongi, et tuleb sellest nagu lahti lasta, mida sa tõesti nagu üldse ei oska ja pakkudagi võimalikult palju väärtust. Et need asjad oleks. Ma ei tea, kas see vastas küsimus. Väga hea soovitus, jah. Räägi sellest podcastist. Oled seda siin paar korda jutu käigus maininud, et kus see podcast siin meil tuli? Et see podcast tuli minuni, ma olen ise väga suur podcastide kuulaja. 2-3 aastat vähemalt. Ja eelmine suvi 2016 siis see idufirma samamoodi. See on emotsionaalselt nagu väga-väga keeruline. Et üles-alla emotsioonide sõidud ja asjad ja siis eelmine suvi oligi siis kõik mu see energia oli sinna sisse läinud. Ma käisin ka hommikust õhtuni tööl ja siis õhtuti ma ei viitsigi mitte midagi teha, lihtsalt piimani peal lesida mingeid filme asju vaadata või siis oli hakkasin podcast'e ka rohkem kuulama. Ja siis ma olin juurde ka võtnud päris palju kilosi. Ma olen praegu ka veel nagu suht nagu natuke suurem kui võiks oli. Et see on mu eluaeg, aga siis ma olin nagu vist 13 kilo raskem kui praegu. Ja siis ma mõtlesin, kas ma tahangi niimoodi edasi toimetada ja siis mõtlesin ei. Siis ma kuulasin üks hästi hea podcast The Mentee on selle nimi. Ja siis seal rääkis üks mees, kes oli, tema oli nagu, ütles siis enda kohta kuldsete käeraudade lahendatud, et ta oli super hea töö, ta teenis väga palju, aga kui tema nii-öelda palgatulu ära kaob mingil hetkel, siis nende pere on pankrotis. Ja ta, kuidas passiivselt sissetulekut ehitada ja niimoodi ja siis selle mõte oligi selle podcasti mõte, et ta õpetab, ta näitab, et kui tema sellises olukorras oli tavainimene, kes hakkab podcasti tegema, kuhu see kõik võib välja jõuda. Ja siis ma kuulasin neid osi ja siis see oli nagu hästi suur motivaator, et ta hästi palju räägib sellest ära mõtle, vaid tegutse, ära mõtle, vaid tegutse. Ja kui seda mingi 3-4 kuud kogu aeg kuulata, siis suvel hakkas ka mulle rohkem, et kurat, et okei, et ma tõesti ei taha, ja siis ma hakkasin toitumise tegelema, siis ma võtsin kilos jälle maha, siis ma panin trenni juurde ja siis ma hakkasin, ja siis tema kordab selles Mentee podcastis just kogu aeg ümbritse ennast 5 inimesega või sa oled selle inimese keskmine, kellega sa ennast ümbritsed ja seda igas saates põhimõtteliselt kogu aeg. Ja mul võttis päris kaua aega aru saada, et sellest aru saada. Ja siis ma hakkasingi teadlikult juba ongi, et ma tahan ettevõtlusega rohkem tegema, ettevõtjaks saada ja tuleb ümbritseda ennast ettevõtlike inimestega. Ja siis ma läksin BNI Eesti sinna gruppi ja seal ongi ainult ettevõtjad. Ja seal ma sain suurepäraseid tutvusi ja seal on üks asi, et pead tegema hästi palju üks-ühele kohtumisi. Ja siis ma mäletan, ma läksingi esimene kohtumine oli Kristjan Puustusmaa, kes on siis selle podcastis mul kas saade 2 või saade 3 lugu. Ja siis Kristjan esimesel kohtumisel juba lajatas oma sellise hullu loo, et kuidas ta ise oli palgatööline, kuidas ta ettevõtet alustas ja kõik oli metsas, 4 alustasid. Nüüd on ainult 2 järgi igasugused asjad, ja siis ma mõtlesin, vau, et see on nagu päris cool lugu ja siis ma sain meie väga hea ühise nüüd tuttava Kristi Ooruga oli teine kohtumine, ta pani samasuguse loo, täiesti pekkis. Need on nagu nii lahedad lood ja siis Kristi rääkis, et tahab raamatut kirjutada ja kõike neid ja siis me saime nagu super hea sellise jutu peale. Ja siis ma ütlesin, kuule, aga nagu raamatut teha, et võib-olla teeks podcasti. Et tal oli nii palju häid ideid ja siis kuna Kristil oli lihtsalt nii kiired, lihtsalt ei jõudnud vaata. Ja siis oligi, et eelmise aasta detsembris ma mõtlesin, aga ma ei hakka ootama, ma teen ära. Ja siis oli hästi kaua, ma mõtlesin, mis nimi oli. Mul on 0 kogemust kõikidel intervjuude ja asjade täiesti 0 tehnikast kõigest. Et ma kirjutasin Rainer Steinfeldile, kes teeb globaalsed eestlased.
LinkedInis, me ei tunne üksteist, aga kirjutasin, kuule, et ma tahan podcast'i teha. Et kas sa aitaksid mind, on ju, või ma tahaks küsida mingeid küsimusi. Ja siis ta oli Eestis. Ja ma tänatud võttis kohtumise minuga tund aega ära. Ja ütles tehnika pärast, et sa muretsene, üks siuke mikker, väike see on ju. Ja siis ta saatis mulle ka siukse ülevaate, mida tema nagu, kuidas saada või teha, sattusin hästi palju ideid. Ja siis oligi esimene samm, detsembri lõpuks tuli mikrofon ja siis ma hakkasin niisama katse intervjuusid tegema jaanuaris ja veebruaris, päris veebruaris. Ja siis hakkas rohkem nagu meeldima ja siis oligi siis, ma mõtlesin, kui ma teen esimese intervjuu Kristiga ära, ma kutsusin ta külla, et mikrofoni laua peal, aga ma ei teadnud, kuidas alustada. Et kuidas seda intervjuud asja teha ja siis me ei teinudki. Sest siis me hakkasime muudest asjadest rääkima ja siis ma ise ei julgenud nagu ka midagi, kuidas nagu öelda ja midagi küsida ja see on nii keeruline, et selles mõttes, et ma ei osagi teha ja siis ma leidsin lahenduse selle vastu, et leppida kokku aeg inimesi, kellega ma ei tunne nii hästi, et ma teen intervjuu, et siis mul ei ole nagu mitte midagi muud temast nagu, või mul oleks nagu nii rääkida temaga väga palju, aga ma panen sellest ennast nagu hästi ebameeldivasse olukorda, et ta tulebki sinna, et intervjuu teha ja nüüd, kui me ei tee seda, siis ma olen ise nagu ennast läbi lastud ja ka teda. Ja siis oligi, siis me tegime selle Kaili Puuskoriga, tegime esimene intervjuu. Kui selle tegime ära, siis ma kuulasin seda, siis ma sain aru, et me peame uuesti tegema. Sest ma ise rikkuski selle intervjuu ära, tegin hästi palju ja õhku ja kõike asja. Aga nii õpitavad. Ja siis mul hakkas see asi nagu meeldib. Siis oli nagu veebruari lõpp, et siis ma mõtlesin, okei, nüüd on mul cool, et nüüd ma teen selle ära. Ja siis ma teen endale Tim Ferrist, ma kuulen, et Tim Ferrist nagu ütleski, et tee alguses vähemalt 6 episoodi ära. Et ära anna tee ainult 6 episoodi ja vaata, kuidas sulle meeldib. Ja siis ma panin endale märtsi nagu eesmärkideks, ma teen 10 intervjuud ja ma teen selle, hakkame tegutsema kodulehe. Ja kodulehte ma ka kunagi elusest teinud. Et siis ma põhimõtteliselt, see oli veebruari keskel, kui ma seda tegin mõtte, et siis ma pusisingi õhtuti selle kodulehega ja siis näpistasin nädalavahetustel niimoodi tegin neid intervjuud, siis ma tegin märtsikuus ma tegingi vist, kas sain 9 või sain 10 intervjuud kõik tehtud. Ja siis ma olen ilgelt tänulik kõikide inimestele, kes nagu tulid sinna saates, sellepärast, et neil on mitte mingit põhjust tulla. Et ma siiamaani, et ongi, et Alvar Räägel, kes Amazonist räägib, tema oli samamoodi, et ma nägin ta koolitust. Amazon, ma mõtlesin, on päris äge, et see on kindlasti asi, mida ma tahan. Mul on Amazon hästi meeldib, see platvorm on hästi äge. Ja mõtlesin, ma kunagi tahan Amazoniga midagi tegeleda, aga ma ei tea seda mitte midagi. Siis ma nägin Alvari koolis, kirjutasin seda, kuule, et ma planin midagi sükest teha. Ja siis ta isegi vastas mulle, okei, tule külla. Räägime, mis oli siuke asi. Ja siis sealt hakkas nagu minema, siis ma saingi nagu seda julgust juurde, et tegelikult lihtsalt tuleb küsida inimeste käest ja ise nagu kohale minna. Ja ma ei teadnud ka, mida küsida, kuidas küsida. Ma lihtsalt olingi YouTube'ist vaadanud, kuidas seda asja tehakse. Ja siis lihtsalt mõelnud, okei, teeme nüüd ja vaatame, mis nagu juhtub. Lihtsalt hakkasid pihta. Jah, põhimõtteliselt küll. Ja selle nimega oli ka hästi palju, et mis selle podcasti nimeks panna. Plaan B ja Zero to One, see tweeteti umbes selle raames. Hästi palju. Ma ei mäleta, kus hakkame tegutsema see nimi nagu täpselt nagu pärast nagu jäi. Lihtsalt oligi siuke mõtlema hästi lihtsalt ja oma töökaaslastega, arendajatega rääkisin päris mitu korda ja mis nemad soovitavad ja teevad. Mis see kuidagi ei, aga nüüd ma tunnen, et see on kuidagi väga hea nimi tulnud. Et see ei vaja nagu mitte mingit sellistamist. Et sul käis läbi ka see, et inimeste leidmine, et julgust küsida. Et kui oluliseks sa pead julgust ettevõtluses üldse? Ma ei teagi, kas sa oled julguseks või sa lihtsalt enda lolluseks. Et siis, kui sa teed seda teadlikult, siis on julgus, kui sa lihtsalt vaatad, mis juhtub, siis võib-olla sa on lollus, et sul ei ole mitte midagi kaotada. Et võib-olla mul oligi algus see, et mis kõige naljakam oligi just nende kodulehe ja nendega, et vaata, see on teiste podcastid, vaata, et lihtsalt tee ära ja ära mõtle üle, vaata, et kui ma selle kodulehe avaldasin, ma arvan, mul iga 3. sõna oli kirjavigadega. Ma ei oska, ma teen hästi palju kirjavigu, kui ma eesti keeles kirjutan ja ma olen väga halb selles olnud ja ma tean seda ja ma ei proovigi öelda, et ma olen jube hea sulesepp ja niimoodi ja need on sellised vead, mida paljud ütlevad lihtsalt jumal, kuidas sa teed sellist asju ja kas sul tõesti puudub ja jah, mul on see probleem ja ma teengi niimoodi vigu, aga ma arvan, ma ei teagi üldse, kuidas ma selle julguse võtma näha, kus see nagu tuli, ma olen sul lollus lihtsalt oligi,
lihtsalt võtagi, et ma panengi selle nagu üles, et vahet ei ole. Et kui ma tahan, et see on ideaalne, siis see podcast oleks siiamaani kuskil arvutis mul ja ma ei avaldakski seda, et seal oli nii palju vigu ja siiamaani on seal vigu ja me teeme vigu. Et see oli kindlasti nagu üks siuke, jah, see oligi selle Menti ja Tim Ferris ja kõiki nende podcastid, et ära karda, lihtsalt tee ja vaata, mis juhtub. Esimese korraga ei peagi asi ideaalne välja tulema. Ja see oligi, et koduleht oli siuke ligadi-logadi natukene on ju ja nüüd tänu teiste inimeste abiga on see ikka hoopis parem ja kõik, kes mulle vabatahtlikult teevad, on jumala fantastilised inimesed ja kõik see, aga ongi, et ma tegin selle sammu ära. Ja mul tuli neid kirju, et kuule, et su kirjavead ja kõik siuke, see on ikka päris jube ja sa ei saa kunagi sponsorit, kui need kirjavead ja kõik need, ma teadsin, et asjad tulevad, ma leppisin sellega, aga ma läksin edasi vaata. Ja siis oli üks hästi tore tütarlaps nimega Anneli kirjutas, kuule, et sul on nii palju trükivigu ja neid, kus ma tean, et kui sul on kedagi pakkuda, et kes need ära võiks parandada, et anna mulle teada, siis head, ma võin tulla. Siis ma ütlesin, aga ma maksidega midagi ei saa, siis okei, ei ole hullu, et ma teen hea meelega ära ja siis ta hakkas mul blogi lugusi korrigeerima ja asju ja niimoodi see asi nagu tuligi, et ma mõtlen, see on nagu nii lahe. Siinkohal aitäh Annelile, jah? Absoluutselt, enam mõtlen kõigile neid, kes meil seal on. Kes abis tuleb. Absoluutselt. Ja aga nii see ongi, aga kui ma oleks hakanud ootama mingit ideaalset ja kõike sihukest asja, siis neid inimesi oleks ma jälle tulnud ja ma oleks neid asju teinud. Et hästi hea, just sinu näite puhul ma tooks siinkohal välja ka selle, et kuidas ongi, et kui sa ei oska nagu reaalses elus ennast inimestega ümbritseda, kes aitavad sinu nii-öelda seda mõttemaailma, et sa suudaksid hakata alustama, siis võib-olla hästi hea soovitus ongi see, et kuula ja loe raamatuid. Kuula podcast'e, vaata videosid, loe raamatuid ja nii edasi, et ka nemad kujundavad sinu mindseti, et nagu sinulgi tuli, on ju, et sa kuulasid neid podcast'e, kus sisendas sulle, et sa pead saama ettevõtjaks või siis see, et kuidas ongi, et lihtsalt tee algust, tee see 6 episoodi ära ja nii edasi. Et ka nemad, siis oli Tim Ferris ja kes oli see teine? Jeff Woods, Dementi. Jah, et nemad olid sinu parimad sõbrad, kes sulle sisendasid kogu aeg, hakka tegema. Absoluutselt. Et kui sul ei ole nagu reaalselt inimesi juures, siis ümbritse ennast selliste nii-öelda podcast'ide või videote või kas või näed siin differensi, et julgustame kõiki tegutsema hakkama. Ei, absoluutselt. Et see on nagu nii oluline saada seda motivatsiooni ja sellist asja, aga ma ütlengi, mul võttis see 2 aastat aega, et hakata nagu sellega tegutsema või toimetada, sest nii raske on mõelda, et kus sa teed või mida sa teed ja siis, et ma tahaks palju kiiremini, palju rohkem ja palju see, et mida ma ise nagu praegu ka nagu väga palju õpin, ongi see, et hästi kannatlikult ja järjepidev. Et see ongi nagu see, et see ei tähenda, et ma peangi neid episoode, lugusid tegema iga nädal välja lasku või niimoodi ei ole. Aga peaasi, et ma teen, ongi, mis meil praegu see struktuur on, 2 episoodi nädal või kuus, aga ma oleme nüüd seda pidevalt teinud 7 kuud või 8 kuud ja me jätkame sellega samamoodi, kui me muudamegi natuke intervalli, aga et inimesed ära harjutada sellega ja ei tasu nagu oodata neid kiireid tulemusi kohe alguses, mida ma ise kogu aeg olen endalt oodanud, vaata, või et ongi. Ja kui ma näen, et kiireid tulemusi tuleb, siis ma jätan järgi läbi nii 6 peale, vaata. Aga ma ei oota seda kiiret, seda kriitilist piiri ära, vaata. Et see, ega ma ei tea, kuna see kriitiline piir on. Kas on 6 kuu pärast, aasta pärast, 2 aasta pärast või 3 aasta pärast, aga nii kaua, kui ma naudin seda protsessi, ma pean endale sisendama, tee kannatlikult ja järjepidevalt edasi, sellepärast, et nii tuleb see asi, mis ma nagu, kuhu ma jõuda tahan. Et see on nagu üks nagu kõige tugevamaid õppetunde hetkel, mis mul on olnud. See kumulatiivne protsess, mis sellest võtab üles nagu kõikide asjadega, mis ma praegu teen, kannatlikult ja järjepidevalt. Ja mida rohkem seda teha, seda paremaks see läheb. Et unustada ära emotsioonid ja lihtsalt raiuda oma seda tahtejõuda ja edasi raiuda oma seda. Nii kaua, kui sa naudid seda. Nii kaua, kui sa naudid, kui sa tunned, et see on sinu jaoks juba nagu ma ei viitsi ja pean minema ja pean tegema ja see ei õpeta ja see, siis sul ei ole mõtet ennast piinata. Aga nii kaua, kui sa ise õpid ja ma ütlengi, see podcast sai aluse puhtalt täielikult siiamaani on väga, kuidas ma ütlen, mitte see, et mis teised sellest saavad, vaid pigem, mis mina sellest saan. Et väga nagu nii-öelda, kuidas ma ütlen, enesesse või see, et ma ei tule seda meelde praegu, aga kas sa oled egoistlik? Täpselt. Väga egoistlikud põhjustel teen seda. Sest ma teengi intervjuus inimesi, kellega mina tahan tuttavaks saada, kellelt mina tahan õppida,
kellel on hästi põnevad lood, kes nagu see, et noh, ja seda ma nägin, kui ma eelmine aasta seal B&I selles oligi, et nad rääkisid lugusid ja siis ma mõtlesin, aga miks ma ei võinud neid on ju salvestada. Et kas või ise nagu ära kuulata ja siis laseme lendu, et mis juhtub, et see, et mul üldse mingi kuulajad on tekkinud ja need asjad, see on minu jaoks nagu hoopis teise, kolmanda järguline. Minu jaoks on see, et ma saangi nende inimestega tuttavaks, äkki ma saan neid kuidagi neile abiks olla, äkki ma saan midagi nende jaoks teha ja mina ise nendega koos on nagu midagi teha ja õppida. Et ise nagu arendada, et see on põhimõtteliselt puhtalt enesearengu põhjustel tehtud. Mis hakkame tegutsema podcast sulle raha sisse ei too? Milleni see siin täna viinud on? Oi, see on, sellepärast on, näe, ma jälle istun siin vaata. et hästi palju uusi tutvusi, väga palju ideid uusi, et kindlasti see, et ma julgen mõelda väga suurelt. Et see on kindlasti üks siuke asi, mis teised inimesed ka, aga kõige rohkem ikka aitas sellele see lugu 20, kus oli John Von Detschner, kes tegi Opera brauseri asutas. Ja tema pani seda, et ta on ise Islandit pärit, kus on 10 korda vähem inimesi kui Eestis ja et miks on meil nii piiratud mõtlemine, et arvame, et me ei saa maailma muuta. Kõik inimesed saavad maailma muuta. Ja tema pani seda nagu, et mõtle nagu suurelt ikka hoopis teistesse raamidesse. Ära mõtle Baltikumi peale, ära mõtle mingi Skandinaavia, vaid ongi see globaalne. Et lihtsalt mõtlegi nii suurelt ja kindlasti ka teisi, kes on väga palju seda mõjutanud selline saadetes. Aga tema oli jah, et ta on midagi sellist väga aegadat teinud ja hästi lahe inimene. Ja see on kindlasti nagu väga palju nagu muutnud ja ma ütlengi, et ma enam ei räägi umbes neid asju, mis ma arvan, mis on õiged, või ma räägin teiste inimeste lugusid, aga sinu lugusid teistele inimestele ja see on nagu teeb mind natuke targemaks võib-olla, aga innustab ka teisi inimesi, et näed, et sa ei ole ainult inimene, näed, et ma saangi suunata selle inimese juurde niimoodi, et räägi ja tehe, et see on hästi nagu lahe, ja mis mulle selle podcasti juures nagu hästi mõnus ongi see, et kui mõnda inimest kuuleme ja ta ütleb midagi, et tal on sellega, näe, kuula lugu number 7, kuula tema ära, et siis sa saad teada, et kuidas tema nagu sellest üles, et see on nagu hästi lahe asi, mis nagu mulle hullult meeldib teha. Et see on jah tulnud väga palju. Et siin on hästi hea point jällegi sinu loo põhjal, et kui sa teed midagi, mis on sulle südamelähedane, sulle tundub, et sa teed seda enda nii-öelda egoistlikust vaatepunktist, et sa teed ise enda jaoks, aga tegelikult sa teenid sellega väga palju teisi inimesi, eks ole. Et siis kui sa teed seda, mis sulle päriselt meeldib, siis sa tegelikult aitad neid inimesi ümberringi ja kordades rohkem, kui sa aitad iseennast tegelikult. Absoluutselt. Ja siis nüüd ma hakkangi nagu rohkem aru saama, kui tegelikult ja mulle meeldibki nagu väärtus just teistele tuua. Ja see ongi, et mul oli päris mitu aastat ma kuulan kogu aeg ka neid podcast'id, lisaväärtust inimestele ja anna väärtust ja see asi, mis tähendab, et see ükskord väärtust kuidas ma annan nagu väärtust, mis asi see üldse on ja hästi palju mõtlesin, mis asja, kuidas sa nagu väärtust, et kas tõesti on see, et ma saadan ühe blogiposti kellelegi, et kas see on nagu väärtus, et umbes ongi, aga ma hakkangi aru saama, et nii see ongi. Et ongi, sa näed kedagi, keegi tahab mingi koolitust teha, aga küsib su käest, ei tea, sa näed, saadagi selle, ma nägin seda koolitust, sa aitad inimesi mingisugusele järgmisele sellele, et ise ei näe neid ja sa annadki nagu see pisikesed nõksud ja kõige tähtsam ongi see, et ei tasu oodata, et teine inimene aitäh, et sa jagasid midagi siukest, aitäh, ära oota siukseid asju, vaid lihtsalt tunne rõõmu sellest, et sa tead, et ta otsis midagi ja sina said talle nagu anda selle midagi teha. Et see on juba iseenesest juba hullult lahe, et see andmisrõõm on just nagu see hästi mõnus, et mingis raamatus ma kuulasin oligi, et sa tehti test, et kui inimesed ostsid endale jäätis, siis mõõdeti ära, kui õnnelikud on, aga see, et kellegi teisele said jäätis osta, see tegi nii palju õnnelikumaks. Ja selliseid asju on, et ma räägingi, et kui selle ära nagu, just selle mindseti saad nagu selge, et aru, kuidas see töötab, siis see teeb sinu elu palju nauditavamaks. Ja sa ei tunne seda, et ma tahaks midagi teha või ma ei tea, mida teha või niimoodi. Sa saad aru, et kuule, aga ma saangi nagu teisi midagi aidata ja ma ei ootagi mitte midagi selle vastu. Siis sul on endal palju lihtsam. See kõik asi tuleb, see tuleb tagasi ja võib tulla sellisel tasemel, et sa ei saa aru vaata. Et see on nagu kindlasti üks väga oluline asi.
et siin on, sellega on lisaks ka veel see, et hästi palju on seda uskumust, et kui ma teen midagi nii-öelda professionaalse taustal, on ju, et siis ma pean selle eest nagu raha küsima, on ju. Aga kui ma teen midagi, mis mulle endale tegelikult meeldib, siis ma justkui on nagu kohustus see või annan teistele väärtust, ma pean seda tasuta tegema, on ju. Aga, ja siis ei saadagi nagu aru, et mismoodi, kuidas me siis sellest ära elame, on ju. Raha on vaja, on ju, et ei ole võimalik ilma rahata meie ühiskonnas elada, on ju. Ja selle peale on see, et jah, alguses sa annad tasuta endast, lihtsalt teedki seda nii-öelda hobi korras või kuidas sulle nagu õnnestub. Aga lõppkokkuvõttes on see, selleks, et me saaksime maailma muuta oma võimaluste piires, on ju, siis sa võidki selle eest hakata raha küsima. Sest et siis see võimendab sind veel rohkem ja sa saad veel rohkem anda oma annet välja nii-öelda ja edasi minna. Et sellest uskumusest lahti saada. Ja vaata, see ongi see, et neid ideid kogu aeg genereerib juurde ja juurde. Et see ongi, et ma tean juba see, et ma tahan järgmine aasta mingi koolitusi teha, ma tahan see minu loo päevikut, me teeme teistmoodi päeviku, siis Kristiga kirjutab juba mingit raamatut, on ju. Ja kõike sellised asju, et näed, et need on tulnud tänu kõigile sellele kogemustele, mis siin on olnud. Jah, see, kuidas võtan, et ma olen kogu selle ajaga nagu idufirmas nagu toimetanud, on ju. Et see ongi jälle see asi, et ära võtta seda väga suurt riski, et sa käid tööl. No ma mõtlen, ma hakkan ettevõtjaks, siis tuled ülehomme, tuled töölt ära ja siis sa täpselt ei teagi seda plaanit, et okei, ma nüüd olen ettevõtja, et mis täpselt tähendab. Et pigem ongi see, et mida ka Gary Vaynerchuk nagu hästi palju nagu promobib see, et tee õhtuti. Tee sellest ongi, et see ei olegi lihtne, vaata, et sa teedki nendest aegadest, kui sa tahad mingi kvaliteetaega, ära mine kinno, ära mine peole, on ju, joodis järgmine päev on puhmakas ja siis laupäeva hommiku kell 1 või 2 ärkad ja siis mõtled, käib veel nagu sellega, ei oleks pidanud nii palju, mõtle, kui palju sul maha raisatud aeg. Et pigem ongi see, et äkki reede õhtu sa ei lähegi välja, sa istudki mingi 3-4 tundi, vaatad, mis on, teed mingid materjali, teed mingi kodulehte, teed mingit sükest asja või mõtled, mis see idee on, et vaata neid võimalusi on jumala palju ja see on see aeg, mis sa paned, et ongi, kui sa paned iga nädal mingi 5-6 tundi selle alla, siis poole aasta pärast on tegelikult see ikkagi jälle kumulatiivselt on ta nagu väga-väga suur aeg ja sellest võib midagi kasvada. Aga ongi see, et selline, et ma umbes tean või võib-olla tean, mida ma teen, siis ma olen töölt ära, siis on see, et mul võib-olla 3 kuu elamisserie peale 3 kuu tuled sa omadega nagu pööda, sest ma väga imetan inimesi, kes suudavad 2-3 kuu uue ettevõtte ja kasumlikuks teha, et see on nagu, see on super, aga ma arvan, et selliseid inimesi ei ole väga palju. Et neil on tõesti, kui sul on väga head sidemed, sa tead täpselt, mis mure sul on, mis asja saab muret sa nagu, kellele müüd, on ju, ja sa tead täpselt, sa saad kliendiks ja sa tunned nii hästi. Ja seal on veel mingisugune, sa lihtsalt oledki keegi, sa teedki mingi siuksed, kõigil on vaja mingi tootega äppi, mis iganes. Aga neid inimesi, ma arvan, on mingi 10%. Et ülejäänud 9%, kes hakkavad, nendel peab ikkagi teistmoodi nagu see süsteem olema, ma arvan. Ja siis ongi see järjekindlus ja kannatus, et sellega toimetada. Et see on hästi oluline. Väga hea, me jõudsime rahani. Et üks asi ongi see, et alustavad, et tee seda oma palgatöö kõrvalt paar tundi õhtul, on ju, et see on ja seda järjepidevalt kõigepealt tekita enda kohta usaldus nii-öelda, on ju. Ja kuni sa saatsid selle eest nagu raha küsima hakata, on ju. Et kas siis mine kellegi juurde vabatahtlikuks või kirjutagi blogi või jumal teab mida, et mis sul anda on. Ja tekita usaldust ja niimoodi saad nii-öelda siis täiskohaga oma ettevõtlusesse minna. Aga kui ma ikkagi tahaks kohe, mul on sellist palgatööst on siiamaani on ja ma tahaks alustada, et sina ka, me mõlemad oleme sellised ettevõtjad, et kuidagi saab hakkama, kuidas me siis hakkama saama? Kui ma nüüd teaks, et sellest, vaata, mina olen idufirma kõrvalt teinud seda ja mul on, kuidas ütlen, me oleme alati maksnud väga väikest palka, et me oleme suht alla Eesti keskmise kogu aeg maksud on ju, siis oligi nagu säästud ja nende pealt, et need säästud olid ka, neid ei olnud üldse palju vaata. Siis ongi, et ei peagi elama kõige ilusamas korteris ja selles, et olidki ühetoaline ja võtadki nagu minimalistlikult, et ma siiamaani olen üürikas, et ma olen 35, ma olen 36 on ju, et sotsiaalsete normide järgi mul peaks olema juba oma korter, laenud, asjad, kõik need on ju, et see on see sotsiaalne surve, mida ka need eelmine generatsioon ka mulle paneb, et mul peaks olema need asjad ja kuna mul neid ei ole, siis ma ei ole edukas üldse. Ma ei saa üldse elus, nende jaoks olema elu valesti elanud, täiesti mõttetu. Et nii ongi ja see on nagu nii keeruline sellise survega teha.
ja ma ütlen, mul praegu ka, mul finantsiliselt ma tulen nagu otsaga kokku, on ju, ja ma ei saa endale asju niimoodi lubada nagu ongi, et ongi, siis peabki mõtlema, mida sul vaja ei ole ja mida sul on vaja. Aga samas nagu, kuna ma praegu ongi otsaga niimoodi tulen kokku, aga see on mu nagu elu parim aasta. Ja vaata, ongi see, et nüüd ma hakkan vaikselt aru saama, et inimesed raha pole oluline niimoodi, et tegelikult raha on väga oluline, et asja nagu ellu viia. Aga samas jälle see, et sa nautida ja õnnelik olla, selleks sul tõesti on vaja raha. Sest see väärtus ongi see, mis me enne rääkisime, sa lood väärtust teistele, sa aitad teisi, sa tunned jube hästi ennast, sa saad tagasi, et kuule, et ma kuulasin seda osa, see Liina on ka fantastiline inimene, ta aitas mind, sa tuled siis tekid nagu, okei, et nagu, et mina, ja täpselt, et tänu minule sai nagu ongi, et Liina lugu läks nagu kellelegi nii hinge ja talle see nagu hullult meeldis, mis tekib ka minus nagu seda head tunnet, et jess, et oligi väga õige inimene. Ja see nagu viib nagu kogu aeg edasi ja täpselt see raha, see tuleb. Ma tean, et need kõik asjad lahenevad, need kõik asjad tulevad, aga ma ei ole kindlasti finantsekspert ega ka investeerimisekspert, et öelda, kuidas ilma raha tuli selleks on meil, ma ei mäleta, mis selle loo number on, aga Kristel Liivamägi, kes rääkis ja kes on hästi äge õppejõud ja investeerimis nii-öelda guru, ütleks, Eesti mõistes, kes on ja kes andis väga häid nagu õppetunde ja kuidas tema nagu tegi, aga siis ongi, kui sa näed, et sa oled ettevõtja, sul ei ole raha ja siis ongi, mine go work a biti, võta neid tööampse. Praegult on selle mõttes suurepäraseid võimalusi Taxify, Uberi juhist, nendeks, kui sul autoload on olemas, võta Taxify. Taxify toob 100 autot, mille eest sa ei pea seda renditasu maksma ja garanteerib sulle 800 eurose neto sissetulek või midagi sihukest. Tee seda, kui sa Tallinnas oled, on ju, et sul kindlasti jääb 2 või 3 vaba päeva, kus sa teed seda nädalavahetused paned selle all, aga sa peadki selle nagu läbi tegema, et mul on samamoodi, kui mina nüüd näiteks selle töö või selle kaotan, et mis mul on, samamoodi või Taxify juhiks minna, aga ma tean, et ma 2-3 päeva nädalas teen neid oma muid asju ja see hakkabki minema. Jah, see ei ole ideaalne elu, see ei ole kindlasti sihuke roosa aed ja niimoodi, ma tean, et ma olen õnnelik. Ja minu jaoks on see hästi oluline, ma tean, et see, mis ma teen, ma muudan inimeste elusid natuke positiivsemaks, ja selle läbi saab mina hästi palju sihukest vastu ja sihukest motivatsiooni edasi tegutsemiseks. Et see on minu hästi oluline. Et see raha teema on kindlasti, mis puudutab väga paljusid inimesi ja õnnelikuks olemine ka. Õnnelikuks teeb meid see, et me tegeleme sellega, mis mulle meeldib, meid ümbritsevad toredad inimesed, kes meid toetavad ja nii edasi. Raha selles mõttes meid õnnelikuks ei tee. Küll aga võimaldab raha meile paremat elu. Aga selles mõttes, et väga head mõtted, mina annaks juurde veel vihjeid, et sa peadki olema loov, kuidas seda raha leida alustava ettevõtjana, kui sul ei ole veel miljoneid ettevõtte käibel. Et üks asi ongi see, et võta kõrvalt mingid projekte, mis ei võta sult väga palju aega ära, aga sa saad natukene, et sa saad oma leiva lauale. Teine asi on see, et meil on olemas erinevaid võimalusi riik, kus saab toetada, et sa pead oma loomingulisused lihtsalt käima panna. Jumala ees, sul on käed ja jalad töötavad, sa oled õnnelik inimene selles mõttes, kas või see, et mine paku koristust kellelegi või mida iganes, see ei võta kellegi kätt küljest ära. Et lihtsalt pane oma loovus tööle ja on see, et kui sa oledki liiga uhke, siis on ilmselgelt sinust sees asi, et mina koristama ei lähe või mina suhsid asju ei tee või midagi. Et pigem on see üks turvalisuse küsimus. Mugavussain. Et näiteks, mis sa ütledki koristaja kohta, et mul siin üks mu kuulaja kirjutas mulle, siis me saime temaga kokku, ja siis ta ütles, et ta käib kodus koristaja. Ja ta ütles, et koristaja sõidab mingi uhke mersu ja sellega ja ta on endale niimoodi teenib mingi 2,500 euri kuus iga kuu kätte. Ja see on nüüd koristaja elu. Täiesti kreisina. Et siis ma mõtlen, vau, ma tahaks ka sellised numbrid kohe editeerida, aga lihtsalt ma tean, et koristamine on minu jaoks. Et ongi see, et ma kindlasti tean, et kuidas ma samamoodi võib-olla saaks teha, aga see ei ole minu kirg. Et siis ma ei lähe ka sinna, aga näiteks ongi, ma ei pea taksot sõitma, et see on mu kirg, et mul on juhiload olemas, ma hea meelega sõidan ja teen, aga sealt ma tulen mingi sissetulek, aga see ei ole see, mida ma tahan nagu väga kaua tegutsema, ma tahan lihtsalt, et ma ära elaks praegu. Et see on nagu hästi oluline, et sa lähed, teed seda, mis sul nagu see kirg on. Mis sulle tegelikult natukenegi meeldib, et ongi, et hästi keeruline seda kirge leida, mis see kirg on, kus see tuleb, mida see teeb. Et ongi, kui sul on mingi tegevus, mis sulle meeldib ja sa naudid seda aeg lihtsalt lendab, kui sa teed ja sa näed, et see pakub ka väärtust, mitte ainult, et sina arened sellest ikka teised. Siis see ongi, see kirg võib muutuda iga aeg. See nutka teel, siis ta läheb,
sama oli ka minu selle podcastiga, et ma tegin alguses üksinda kõike, siis vabatahtlikult, ma enam ei taha teha neid sotsiaalmeedia postitusi ja asju neid, sest ma tean, et see ei ole enam minu kirg, aga kui ma pean tegema, siis ma teen neid. Aga hetkel ma ei pea neid tegema ja neid tehakse ja mul on hästi, hästi tore, et neid asju tehakse edasi, siis mina saan ainult teiste asjadega. Ma mõtlen, kuidas veel vähem asju teha, et ma saan tegeleda just nagu järgmiste level asjadega, et otsida üle Euroopa inimesi, kes hakkaksid samas formaadis tegema seda, et me saaksime selle nagu podcast'ide neid laiendada ja teha ja uusi turgu niimoodi avandada ja enda jaoks inimesi arendada. Et ma tahaks nendega asjadega, kellega hetkel ei ole õige aeg, et kui õige aeg sa vaikselt läheb niimoodi ja siis tuleb ka raha vaata. Nii lihtne see ongi. Tuleb natuke loominguline olla ja tegutseda muud midagi. Et siin rääkisime rahast ja mugavustsoonistust, et mida sa soovitad nendele inimesele, kellel on täna elu on paigas, mul on olemas head elamistingimused, on ju, ütleme, võtame siuke hea keskklassi inimese, on ju. Et tal on võib-olla mõtted peas, tahaks nagu mingit oma asja teha, aga kurat, mul on nii hea elu, on ju. Et kuidas need inimesed saaksid alustada ettevõtlusega, kui neil on see soov või mis sa nendele soovitad? Ja, et siin on jälle see, et läheb sinna tagasi üldse, et ma soovitan kohe ettevõtjaks hakata. Et kõigepealt ole lihtsalt ettevõtlik, et mõtle, kuidas sa saad kas ühiskonda panustada või midagi head teha, teed teistele head, vaatad, küsidki ega hommikene, keda ma täna saan aidata näiteks või mida teha. Et kõigepealt oleks see mindset, vaata, et natuke teistmoodi mindset, sest ma arvan, et kes keskklassi seal on minu vanused või natuke vanemad on ju, ongi selles võib-olla ära harjud selle, on kuskil korporatiivtöös ja niimoodi ja neil on omad süsteemid, kuidas nad on, et tuleks hakata neid süsteeme natukene, neid blokke katki tegema. Et siis ongi see, et nagu ma siin ütlesin, et üks hästi tore saade, mis tuleb mingi aeg välja, Krista Tearu, kes siis ütleski, et hästi lihtne, kui sa lähed iga hommik autoga tööle, mine paar korda nädalas bussi või trammi või sellega tööle. Kui sa käid ainult ülikonnaga ja sul on ainult valged sälgid, pane mingisugust värvi juurde endale, muuda natukene. Kui sa oled kogu aeg morn ja sa ei räägi inimestega, naerata paar korda, ütle kellegi mingi komplimente, et tee sellised hästi pisikesi asju. Aga tee seda pikka aega, ära tee seda mingi 2 päeva, midagi juhtud, siis ongi elu, midagi juhtud. Tee seda 3 kuud. Näiteks mingisugused asju mõtle välja, mis iga päev natukene teistmoodi teha. Et ongi, et 12. aprill on, miks mitte osta oma naisele mingi lille. Lihtsalt ütle kuule, et ma mõtlesingi, et võiks sulle osta. Muuda natukene midagi ja mine natuke sellest mugavustsoonist välja, kui sa ei taha, kui sa jälle ei tea täpselt, et ma tahan ettevõtteks, aga ma tean, see on see valdkond, kus ma tean, kui sul ei ole mitte mingit, see on nagu, kui sa lähed ülikooli õppima, et umbes, et ma arvan, et ka võib-olla 10-15% õpilastest isegi nii palju teavad, mida nad õppima tahavad minna. Aga kõik kandideerivad mingi 20 või 10 erinevasse erialasse ja siis nad lähevad sinna erialasse, kus nad arvavad, et kui nad sisse said, umbes maksma ja siis ta 2 aastat õpivad, siis vahetavad eriala. Milleks seda vaja on? Pigem ongi see, et testi, et ongi see, et võta parem see aastaajane see vahe, ära mine ülikooli. Mine näiteks ole 2 või 3 kuud kelner, siis mine ole 3 kuud kuskil postiljoni seal, siis mine 3 kuud tee mingi müügitööd kuskil telefoni seal, et testi, proovi neid erinevaid asju ja siis aasta ajaga. Saad aru, et mis sulle endale tegelikult meeldib teha ja et testi erinevaid asju, et sa saaksid aru, mis on sulle see südamelähedasem asi või paremini peale läheb. Ja sama ma ütles ka nende nagu ongi klassikast inimestele, et ongi, et kui sa tunned, et sa tahad ettevõtjast saada, sa ei julge neid samme teha, sa ei tea, mida teha ja võiks, et ongi. Aga mine näiteks sama seal kogukonnas kuhugi vabatahtlikuks, näiteks mine toidupanka, ole seal natukene aega, sest asi on ka see, ja mis ennem nagu eeged oma ideede ja asjadega, et mida rohkem sa räägid inimestega ja mida oma seda ideed nagu hakkad nagu jagama, seda rohkem mõtteid sul tuleb, sellepärast, et see üks hästi kurb asi on see, et mul on idee ja ma ei saa seda mitte kellelegi rääkida, siis idee varastatakse ära, siis ma võin ausalt öelda, et kedagi huvita sinu idee. Kui see ei ole tõesti siuke, et ma teen ühe hiireklipi ja kliks või mul tuleb 2 miljonit eurot või 100 000 eurot või midagi siukest, mitte kedagi ei huvita see idee ja mitte keegi ei hakka seda ära varastama. Ja teine asi on see, et isegi kui huvitab, siis keegi teine ei suuda seda teha nii, nagu sina seda teed. Sest sul on oma võimekus, sul on omad ideed ja kui ta alustab võib-olla samast punktist, siis ideed lähevad nagu niimoodi. Absoluutselt. Sest ta on erinevat ära saada. Ja ongi, konkurents on minu meelest fantastiline asi. Sest nii palju on konkurente õppida ja teha paremini või teha teistmoodi kui nemad. Et selle mõttes, et see on ka näiteks Sorry Service idufirma üks nagu õppetund, et meil ei ole väga konkurentse. Meil ei ole kellegi pealt õppida ja meie peame seda nagu jäämurdja olema ja tegema seda
auku sinna ette ja see on nagu nii keeruline ja me ei ole õiged inimesed, kes seda teeks. Et samas on nagu see, et nagu Taxify just nagu ütles, kui ma rääkisin, et sama oli Uber. Uber oli see, kes tegi selle tee ette ja siis nemad tulevad tagant järgi ja teevad natuke teistmoodi ja näed, Taxify on vist nüüd maailmas teine kõige suurem või kolmas kõige suurem taxi äpp. Mina alguses 2 aastat tagasi arvasin, et neil nii hästi läheb. Aga mida mina tean, et selles mõttes on nagu fantastiline vaadata, kuidas nad nagu kasvavad ja kuidas nad teinud on, see on nagu see teeb südamel tõsiselt rõõmsaks, kuidas nad teametavad. Ja just ongi see, et kui sa oled vabatahtlik või kui sa pakud neid teenuseid ja asju, proovidki natukene, sa saad uute inimestega tuttavaks. Ja need uute inimesed teevad uued uksed lahti, uued mõtted, uued teistmoodi ja siis sa hakkad avardama. Et mina ei oskaks ka neid asju praegu rääkida üldse, kui ma aasta aega tagasi näiteks. Siis ma oleks padja all ja nutaks ja kõik on halvasti ja ei saa hakkama ja kõike sihukest asja. Aga mille pärast ma praegu julgenud siia kaamera ette ja kõike tulla rääkima see, et ma olen tänaseks mingi üle 40 intervjuu teinud 40 erineva inimesega ja mingid teatud asjad hakkavad juba nagu mustrid hakkavad välja kujunema ja ma juba oskan nagu seda asja natuke edasi anda. Ma ei tea, kui väärtuslikult, kui hea see on, aga näe, ma julgen vähemalt tulla ja panen ennast mugavussoonist täielikult välja praegu. Ja see ongi see, et inimestega just rääkimine. Me oleme siin kõva tund aega juba rääkinud, aeg läheb ilmselt väga ruttu, et ma annan sulle viimase sõna veel, räägi tänulikkusest. Te teete Kristiga koos minu lugupäevikuid. Miks on tänulikkus nii oluline? Et see tuli ka minu ellu jaanuari-veebruarikuus see aasta. Ma ennem ei ole üldse sellistega tegelenud. Tuli üks raamat nimega 5 Minute Journal, mis ma mõtlesin, oli samamoodi, et kuna ma eelmine aasta otsustasin see aasta, ma keskendun puudalt iseendale. Et väga egoistlikult nendele, et ma muudangi oma elu täielikult. Ja siis ma nägin, Tim Ferris rääkis sellest raamatust ja tänulikkusest ja Tony Robbinsit kuuled, et räägib tänulikkusest hästi palju. Et see on su vaimne valik, kas sa oled vihane või sa oled õnnelik, kas sa oled kurb või sa oledki jälle positiivne või kas sa oled kade või sa tunned rõõmu sellest. Ja vaata, ma endast mitte midagi ei ole ennem aru saanud, vaata, mis need kõik asjad tähendavad ja mind on siis suht külmaks jätnud, aga siis ma tellisin selle päeviku ära ja kui ma seda päevikut olingi nagu 1,5 kuud täitnud, iga hommikul kirjutan üles 3 asja, millest ma olen tänulik, 3 asja, mis ma ära tahan teha, siis ma ise nägin, ma muutusin ise palju produktiivsemaks ja mis ma nüüd olen nagu avastanud on see, et see on mu silme eest nagu klapid ära võtnud ja mis klapid ongi see, et kui ma mõtlengi niimoodi, et ma ei saa hakkama, ma ei oska kõike sihukest asja, siis ma hakkan mõtlema, ma olen tänulik nende asjadele, mis mul juba olemas on. Ma olen õnnelik, nagu see ennem ütlesid, käed, jalad, kehavõistlus, kõik on nagu mul olemas tegelikult, et ainuke asi, mis mind piirab, on mina ise. Ja see on nagu, sellest on nii raske aru saada, sellepärast, et selles oravarattas olla, ma ei saa hakkama, ma ei oska, ma ei tea, sest seda saad eluaeg koolist ja sealt ja see ebakindlus on sul iseendas kogu aeg sees nagu. Ja sellest mõtlemisest välja tulla, mina olin 3-4 aastat sellisest mõtlemises, sellest välja tulla on nagu väga raske, ma olen ilgelt tänulik, et sellest välja tuli ja ma tulingi sellest välja tänu sellele päevikule. Ja just sellepärast, et see tekitab, minul on vaja sellist nagu struktuuri. Kui ma võtan tühja vihiku ja hakkan sinna tänulikkust kirjutama, ma ei oska kuskilt alustada. Aga mis selle päevikuga oligi, et ta andis selle struktuuri ja ta andis kindla nagu sihuke, pooleks aastaks kogu aeg ikka hommikul tegevus ja see asi nagu aitab nii palju nagu mind ennast on aidanud see nii palju. Ja kui me seda nägime, siis Kristiga mõtlesime, et me teeme ka eesti keelde ja nüüd on sellest uued väljaarendused ja see asi näeb edasi ja ma näen seda lihtsalt, kui palju abisest mul endal on olnud. Siis sellepärast mulle meeldib ka nagu sellega nagu tegeleda, sellepärast ma tean, et kui palju abi sellega nagu just nagu noortele ja teistele just keskklassi inimestele nende, et ongi, ole tänulik selle eest, mis sul on, et kui sa hakkad mõtlema, et ma tahaks ettevõtjaks saada, aga ma ei saa hakkama, ma ei oska või niimoodi, siis see on jälle siuke negatiivne mõtlemine, mis ei panegi siit alustama. Aga kui sa mõtled, vau, et mul on pere olemas, mul on naine olemas, mul on auto olemas, mul on need kõik asjad olemas, mul on ilgelt kui lahe ja siis hakkavad tulema mingisugused inimesed su ellu, kes hakkavad sulle võib-olla mingit erinevaid neid nagu võimalusi näitama, et mis kogu aeg olemas on, aga see ei ole mõeldud, sa ei oska mõelda niimoodi. Ja ongi, näe, kuule, et mu naabrimeestel mingisugused siuksed asju, et aga ta ei ole müügimees, aga mina olen müügimees, et äkki ma saaks teda nagu midagi nagu ühendada ja ma saakski ja sa hakkad nägema neid erinevaid teekondi ja sul on nagu palju lihtsam nagu olla tänulik neid asjade eest. Et see on minu enda nagu siuke areng on selle päevikuga, see on nagu hästi positiivne. Ja seda mindseti nagu hoida, sellepärast ongi iga hommik natukene. Jälle see täitmine võtab 5 minutit aega juba hommik.
ja vaikselt ja see hommikurutiin on nii oluline. See, kuidas sa päeva alustad, et Tim Ferris ütleb kogu aeg, et kui võidad hommiku, võidad päeva. Ja ongi selle päevikuga ongi mul nüüd tekkinud, et minu hommikurutiin hakkas see ja see hakkas eelmine aasta juba natuke pihta, aga oli mul hommikul mingi pool tundi või 5 minutit või midagi siukest, siis tänaseks on mu hommikurutiin 2 tundi, 2,5 tundi, et mis ma sellest aru olen saanud, see on minu aeg, ma võtan selle ise endale iga päev ja kui ma olen selle 2 tundi või 2,5 tundi jõusaalis toitumise asjad ära teinud, siis ükskõik, mis mu päeval juhtub, minu päev on juba õnnestunud tänu sellele hommikule ja ükskõik, mis päevas juhtub ja usu mind, on juhtunud väga palju väga ebameeldivaid ja kõiki asju, aga ja sellest on nagu raske välja tulla, aga see hommik hoiab mind nagu rivis ja vahepeal ma ei tee neid, sest tõesti on nii rasked nädalad olnud, et ma ei viitsi, aga siis mul hakkab südametunnistus ära mängima, okei, nüüd peab jälle, et sellised hommikul mulle ei meeldi, kui ma passingi ja niisama olen ja midagi tee. Mulle ei meeldi, aga mulle meeldibki see, kui ma olen aktiivne ja ma kirjutan tänulikkuse ja et selle hommikurutiin on ära vaata. Ja see on nagu nii suur alus kogu sellele päevale ja asjadele. Ja siis muutub ise tegutsemaks või tegutsemaks. Ehk siis sa tekitad omale selle harjumuse, et olla tänulik, sellepärast, et sa sunnid oma pead mõtlema selle vaate koha pealt ja lõppkokkuvõttes tuleb see automaatselt ja elus hakkavad juhtuma igasuguseid huvitavaid asju. Ja aga see tundub nii imelik, aga see nii ongi. Ja üks siuke nagu lõpetuseks ongi veel nagu üks harjutus, mis ma kuulsin ühes teises podcastis, mis ma ise ka tegin, et võtagi näiteks üks vihik ja mine kuhugi kohta, kus teid ei sega töö, mine kontorisse, ära olla kodus, mine kuhugi rahulikku kohta ja siis kirjuta välja, kuidas sa näed oma elu 10 aasta pärast. Ja kirjuta detailselt, et hommikul ärkad üles, kus sa ärkad üles, kellega sa ärkad üles, mis sa siis teed, kuidas sa oma päeva veedad ja siukest. Ja sul võib olla 2-3 erinevat siukest päeva nagu kirjutada, et üks, et sa ärkad taima ja mis sa teed, üks on see, et kui Eestis ja niimoodi, et see pole oluline. Aga mille pärast on hästi oluline, mis ma olen näinud, mis see välja kirjutamine aitab, ongi see, et see annab sul taga ajuliseks ankru. Et kui sul neid eesmärke või neid, see ei ole eesmärk, aga see on lihtsalt, sa kirjeldad oma tulevikku. Sa annad oma nagu sellele ajule sellise nii-öelda suuna, kuhu minna. Sest kui sa ei ole selle peale mõelnud, siis sa lähedki niimoodi. Aga kui sa kirjutad selle täpselt üles, sa võib-olla kindlasti unustad ära selle 2-3 aasta pärast on. Aga mis ma selles podcast tegin, see oli õppijad, kes seda tegi. Et ta ütles, et tal on hakkad tulema inimesed, kellele ta on 7-8 tagasi, need arvutused andnud hakkavad tulema tema juurde nüüd tagasi, ütleb, kuule, et mu elu on täpselt niimoodi neid, nagu ma kirja panin, et ta on neile märkmikud üles, kuhu nad kirjutasid ja on hakanud nagu asjad on ellu läinud ja ta ise ütleb need asjad, mis ta paneb, need lähevad lihtsalt ellu. See on nagu nii huvitav, ja see ei ole see, et sa kirjutad, et ma ärkan kuradi ma pangas ja toad on kullalaadungid täis ja kõike sellist, et need asjad peavad olema realistlikud ja asjad peavad olema nagu mõistlikult kirjutatud. Siis see on nii veider, et... Tähtis on selle kirjutamise juures, ma võin oma kogemust sellest jagada, seda ma täna ei hakka tegema, aga mul on reaalselt kogemused just selle kirjutamisega. Ja sa võid kirjutada sinna mustatest miljonitest või millest iganes, kui sa ise usud sellesse, et see sinu jaoks võimalik on, siis see tegelikult ka juhtub. Ja neid näiteid elust enesest on väga palju, ka minu enda isiklikus elus. Ja tõesti, üles kirjutada, kas siis, ma ei tea, mis on aasta pärast, mis on 5 aasta pärast, mis on 20 aasta pärast, et kuidas sa ise tunnetad, aga tähtis on see, et sa ise usud sellesse, et see on sinu jaoks võimalik. Ja sa visualiseerid seda. Et kui sa seda päeva kirjutad, siis sa visualiseerid, et mul oli ka, ma sõitsin bussiga Riiga, siis ma mõtlesingi, panin silmad kinni ja mõtlesin, kuidas mul see päev välja näeb, kelle kõrval, kuidas ma ärkan ja ma paningi nagu täpselt ma kuupäeva ka, ma ei mäleta, 2027 ja augustikuu vist või oli juulikuu, ma selle tegin. Igatahes ma panin selle kirja, ma mõtlesin, kuidas see näeb. Eks sa tunnetad ennast selles olukorras tegelikult, et sa juba oledki seal ja siis see jääbki siia taas. See on nii veider asi, ma ei oleks seda mingi aasta-2 tagasi, ma ei oleks seda uskuma, ma kõik kuu ära saada. Sellel on oma võlujõud on olemas küll. No hästi lühidalt ma võin öelda, et mina kirjutasin 5 aastat tagasi, nüüd selle aasta juulikuus läks see täide. Üks näide on sellest, et ma olin 5 aastat tagasi väga värskes suhtes, aga ma panin kirja, et ma ootan selle mehega 2 last. Ja selle aasta augustis mul sündis selle mehega 2 laps, mis on nagu, ja siis sa mõtled, et kuidas see võimalik on, et kui ma räägin sellest, mul tuleb kananahk peale ja seal tegelikult oli väga palju teisi asju veel, mis läks täide, et ma soovitan seda omast kogemust, soovitan seda siiralt teha. Aga võtame tänase jutu kokku, mis me soovitame kõikidele alustajatele, et tulge mugavustsoonist välja, olge egoistlikud.
mõnes mõttes ka. ja rääkige teiste inimestega hästi palju. Ja. Isegi kui see teile ei meeldi, eriti just tundmatutega, et ma ütlengi, vabatahtlikkus on kõige lihtsam viis. Sellepärast, et kui sa oled vabatahtlikuks toidupanka või kuhugi sinna ei tule inimesed, kes soovivad teistele halba. Et on või koerte varjupaika või sinna ei tule inimesed, et kuidas ma saan kedagi siin nüüd petta, et raha välja saada. No seal ei tule, võib-olla tuleb, et ärge loomulikult hakka kõiki inimesi uskuma, aga sinna tavaliselt tulevad mõnusad head inimesed üldse nagu ongi ja sealt on väga hea leida endale mõttekaaslasi, kellega ei saa rääkida, teha ja niimoodi vaikselt hakkab. Et selles mõtlen nagu suhtlused, et neid klubis on nii palju, eriti Tallinnas, aga kui Tallinnast väljas samamoodi. Kui ei ole klubi, teeklubi. Teeklubi just. Täpselt. Et selles, et mastermind grupid, mis iganes, kui sa oled 17, 18 või 20, vaata, kes su linnas on mingid ettevõtjad või niimoodi, kirjuta neile mingi kiri, kirjuta neile käsitsi kirjutatud kiri, kirjuta neile mis iganes asi, et kuule, et sa teed hästi ägedat ettevõtet ja ma tahaks rohkem teada ja ole viisakas, ole eetiline, kirjuta 5-6 korda, kui ta esimesele ei vasta, ära muutu tüütuks ja kuula neid, kuula, mis nad räägivad. Aga ära karda kirjutada, sellepärast, et reeglina ettevõtjad on väga siuksed lahked inimesed, kes tahavadki oma kogemusi edasi jagada ja ühiskonda sellega panustada, et seda ei pea kartma. Ongi, et kõige suurem asi, mis ma ise nagu ka, miks me seda siin praegu teeme ja miks me räägime, ongi see, et äkki see on kellelegi kasuks vaata. Ja äkki ongi see väärtus, me saame edasi. Võib-olla siin seda saadet vaatabki 3 inimest, aga üks inimene hakkab tegutsema ja sellest inimesest, kes iganes saada vaata. Et vahet ei ole, kui palju neid inimesi on või mis iganes. Et keegi saab sellest kasu ja keegi hakkab toimetama ja ongi äkki 5 aasta pärast võtab neid tööle vaata. Polegi tea. Tegelikult ongi mina kui turundaja tean, et just inimeste enda lood on need, mis mõjuvad teistele inimestele kõige paremini, sest nad oskavad samastuda. Näed, mina olin ka sellises olukorras, tema tuli välja, ta on tavaline inimene ja ma pean ka proovima, et mis saab. Ja tänulikkus kindlasti, oleme tänulikud selle eest, mis meil on, aga ärme kaota sihte silme eest, sellepärast, et need on need, mis meid edasi viivad ja tekitavad meil seda nälga. Absoluutselt. Suuremate paremate. No tänulikkus tulegi, vaata, kui sa hakkadki aru saama, et see elu ei ole mitte mina, vaid teised. Kui sa selle nagu ongi, et sa näed, et sa saad teistele nagu kõike nagu ägedat pakkuda ja teha ja head ja saadki selle mõnusa naeratuse endale tasuks ja siis see lihtsalt annab nii palju elule rõõmu juurde. Ja sa teed neid asju palju teise meeleoluga ja asjad lähevad palju lihtsamaks. Ja ma ütlengi, sa hakkavad asjad nagu paika looksuma. Rohkem. Et liiga palju ma näen, et küüned enda poolt. Ja ärge kartke kriitikat ka. See on täna teema. Sellest mõni teine kord. Kriitika on suur teema, aga seda ei maksa karta. Lihtsalt hakka pihta kuskilt ja pane kas või klapid peas niimoodi. Aga mine oma seda radapidi edasi, et küll kõik muu saab ka jonksu. Tahad sa veel, Indrek, midagi lisada lõpuks? Ma arvan, siis see saada läbi 2-3 tunniseks, kui peab proovima lõpetada. Et ma selle kriitika kohta lihtsalt ütlen veel nii palju, et kui sa räägid, et kriitikat tasub karta, seda tasub kuulata ja kui see, vaata, ongi see, et mis ma ise olen õppinud, et mille pärast ongi hästi oluline, et need 5 inimesed ümber seda vaata, kes nad on. Et kui see kriitika tuleb inimesed, kes on seda asja teinud enne, mis sina teed, et siis kuula seda 2 kõrvad kikki ja uurigi, miks ta seda kriitikat ütleb, äkki on võimalik muuta. Aga kui see on inimene, ongi see, et ma tahan nüüd ettevõtjaks hakata ja siis su vanemad, kes ei ole kunagi ettevõtjad olnud või keegi, ütlevad, sa ei saa hakkama, sa teed nii valesti, sa ei oska, siis see kriitika lihtsalt ütle aitäh ja ära pane tähele. Et ma ütlengi, see on hästi oluline, kelle käest sa seda kriitikat kuulad ja kuidas sa kellega võt, kui ongi, kui su sõbrad ütlevad, et sa ei oska, sa ei saa ja niimoodi, aga kui nendest mitte keegi pole ettevõtja või keegi ei tee seda, mida sina teed, siis oleme ausad, seda kriitikat ignoreeri seda. Et sa võid tulla mingeid häid mõtteid, mingeid asju, pane kirja, ole tänulik, et sulle antakse. Aga kui seda tõelist kriitikat, siis mine nende inimesed, kes on midagi samas valdkonnas teinud, samas valdkonnas olnud edukas või mitte edukas, kui ei ole mitte edukas, siis küsi, miks ta ei olnud ja uuri, küsi küsimusi, et ära eelda neid asju, et küsi, aga selles mõttes kriitika on nagu nii oluline vaata. Ja sa pead oma kliente ja neid kuulama, aga samas ongi kõigi järgi ei saa liikuda. Et seal on ka nagu hästi palju agas, ma mõtlen, et tuleb kuulata neid, kes on midagi teinud. Et sellepärast ma ütlengi, mina ka ei julge väga palju kriitikat ja niimoodi nagu igale poole jagada, sest ma ütlen inimestele ära, et ma ei ole sinu valdkonnas nagu mitte midagi teinud, ma ei tea mitte midagi, et see, mis võin sulle soovitada, võib täitsa vale olla, aga mina arvan, et sa võiksid niimoodi teha ja siis otsustada, kas sa võid teed või tee.
et see on nagu üks vahend, mis ma nagu soovitan. Ja, väga hea. Ja selle mõttega me täna otsad kokku tõmbamegi. Aitäh sulle, Indrek, et sa olid nõus tulema meil Tiperais TV-sse ja jõudu sulle. Ja teistele ka. Tšau! Tšau kõigile!